Tule veeda meiega nädal krabis. Oleme juba 3. korda tagasi Tais ja selles videos näed, miks me sellesse riiki nii armunud oleme. Seekord sattusime me Taisse Songkrami ajal. Põhimõtteliselt see on lihtsalt üks suur veesõda. Ilusad vaated, vürtsikas toit ja see rahulik rannamelu võlusid meid kohe ära. Need päevad olid lihtsalt nii erilised. Nii et säti end mugavalt sisse ja elame need koos uuesti läbi. Pärast lühikest lendu Perdist Phuketisse veetsime seal ühe öö, enne kui liikusime edasi Krabi Towni. Me sõitsime Perdist Phuketile, mis on kuskil 6 tundi lendamist, siis jõudsime õhtu kella 10 paiku. Ööbisime põhimõtteliselt kohe lennujaama juures mingis hotellis ja hommikul sõime seal hommikusöögi ja istusime kohe bussi peale. Me ei ole väga palju praegu midagi teinud, sest et võtab natuke aega, et selle kliimaga siin ära harjuda. Perdis just läks külmaks ja nüüd me tulime siia, siin on nagu 38 kraadi ja siuke korralik niiskus. Me lähme õhtul sööme mingit tänavatoitu, käime night marketil. Meil ongi siin hotellis plaanis olla ainult 2 ööd. Ja siis me lähme edasi siin lähedal asuvasse Klongmang Beachi. Seal me jääme natuke pikemaks. Homme ma arvan, et me võtame rendist rolleri ja lähme natukene avastama. Täna oli siuke sisseelamispäev lihtsalt. Nii, see on nüüd siis peekon, mis on rulli keeratud ümber mingi seene. Sütaks hea. Tere hommikust! Karlil läks täna kell, ma ei tea, 4 öösel vist tunni ära ja ma ise ärkasin kella 5 ülesse. Nii et me istusime rollu peale ja tulime seiklema. Täna hommikul on suhtsuke nagu väike sudu igal pool. Päike tõusis, siis oli taevas hästi ilus roosa, aga nagu nähtavus on veits jama. Aga me oleme nüüd tulnud siia Tiger Cave'i, et seal ongi. Siin on see üks hoone, aga see on täitsa üleval mäe tipus. Ma arvan, et see on mingi 250 meetrit ülesse nagu täiesti mäe tippu. Seal on siis üks suur kuju ja ma lasin drooniga ka, et see on ikka päris kõrgel. Ma ei ole kindel, kas me saame sinna ülesse minna, kuna mul ei olnud pikkasi pükse kaasas ja siis mulle anti siuksed sinised siuke sinine põhimõtteliselt riie ja ma katsin oma põlved ära. Me oleme siis teel ülesse sinna templisse ikkagist ja sinna on siis 1200 sammu. 1200 astet. Vabandust. Me oleme mingi 2 minutit kõndinud ja juba hingeldan. Aga vaated on ilusad. Päike vaikselt tõuseb.
suht läbi tõmbab. Mul ei ole midagi ausalt. Sul ei ole midagi? Veits on lihtsalt higine, aga ma ei ole üldse läbi. Nii, me näeme siin ahvikesi. Juba varastasid kellegilt midagi. Nii, me oleme nüüd siis kohale jõudnud. Ja see on see kuju siis. Ma olen pudanud pappiga. No, pane siis pappi pudala. 6 toltsi või 4 toltsi. See teekond siia oli ikka päris pikk ja raske. Ja ma ei tea, meil läks mingi 1,5 tundi või? Me alustame enda teekonda nüüd alla, et vaated on ära vaadatud, 100 erinevat pilti ja videot on tehtud ja nüüd hakkame siis alla minema. Ja ma ei kujuta ette, kuidas me sealt alla saame, sest et osad astmed olid nagu reaalselt põlveni, nagu väga-väga kõrged astmed, ehk siis näeme. Ja ahvikesed on suht agressiivsed, nii et ma pean lõpetama, tšau. Alla minek on ikka kõvasti lihtsam. Mis sa arvad, kaua läheb meil, Karl, alla jõudmiseks? Karl räägib, et võib päris kiiresti minna. Ma arvan, et ta mõtleb seda, et kui ma kogu aeg pausi ei teeks. Kui sulle see video on siiamaani meeldinud, siis palun pane like ja subscribe, sest et nende videote tegemine võtab mul väga-väga palju aega. Isegi kuigi mulle endale täiega meeldib neid teha. Jätkame videoga. No nii, me tulime nüüd kohvikusse veits maha jahtuma, kuna päris kuum oli juba olla. Me ei ole hommikust ka söön, nii et teeme siin mingisuguse hommikusöögi veel. Tellisime mingid huvitavad joogid. Karl, mis sa võtsid omale? Coconut coffee vist. Ja ma võtsin red tea with lychee, ehk siis punane tee lycheega. Nii et, ja 2 hommikusööki. Ma arvan, et ma pean seda segama, aga see oli nagu rääme ja magus. Siin on nii. Ma arvan, et see siirup oli lihtsalt põhjas siin. See on parem nagu. Korra pikutasime kodus, aga kuna päev jõudis juba õhtusse, siis panime rollule uuesti hääled sisse ja sõitsime kohaliku Krabbitown tänavatoiduturule, kus leidsime ühe mega armsa väikse kohakese autentse taisöögiga ja see lõhnas juba kaugelt nii hästi. Kõik korras. Siin või? ค่ะถ่ายคลิปไว้แล้วเล็กๆได้ค่ะ
Lan lek. ongi sama ya? Masaman chicken cashew, packet yellow curry di tom yum Ellie coming here. True, I think, authentic. Ma arvan, et See on kondentspiim, ma arvan. on. Tere hommikust! Me just ärkasime ja mu sääremarjad on mega valusad eilsest sellest kõndimisest sinna mäkke. Eile öösel tuli vihma, korralik äikesetorm oli, kõik on jälle siukse pilve sees. Aga me nüüd liigume praegu 7-Elevenisse, siis hakkame asju kokku pakkima, kuna täna sõidame Long Mang Beachi. See on siuke siis nagu võib-olla rohkem turistipiirkond. See on ranna ääres. Me alguses plaanisime siit võtta rolleri ja siis rolleriga sõita sinna, aga mõtlesime, et lihtsam on vist rolleri siin maha jätta, võtta taksoga kohale jõuda ja siis sealt koha pealt saab ka ju rolleri võtta. See on siis 14 bahti. See oli siis 17 bahti. Ja palju see maksab? 15 või? Sitaks hea. Mingi asi on ikkagist magus siin. Kaerapiima, võtsin ühe purgi seda musta kohvi, jää ja valasin siia nende topsikusse. Kokku läks mingi 45 bahti või? Ootame praegu, et meie tuba valmis saaks, aga vaated on siin väga ilusad. Ja kuna kõhud on tühjad, siis me tulime siia hommikusööki sööma. Croissant sandwich. Ham and cheese või? See on. Tõi kotid ära ilusti ja suht värske tundub olevat. Korras, jah. Nii mu tamme. Ja sina ei. No nii, me oleme siis jõudnud oma 3. asukohta sellel reisil, ehk me oleme Long Mang Beachil, jõudsime siia, sättisime end sisse, rolleri saime siit samast, ma ei mäletagi palju, me maksime vist 400 bahti päev ja me võtsime 6 päevaks rolleri, me võtsime kõige suurema rolleri ja kus juures
meie roller oli põhimõtteliselt täiesti uus, et seal ei olnud isegi numbrimärke ja läbisõit oli mingi 400 kilomeetrit. Ehk siis, kuna me reisime kahekesi, siis me üritame alati võtta mingi võimalikult normaalse rolleri, et kui me peame kusagilt mäest üles sõitma, et see kindlasti jõuaks meid kahte nagu sinna mäkke siis ka vedada. Täna siis saime oma paadireisi ka book'itud homseks. Plaanis oli meil tegelikult minna alles paari päeva pärast, aga ma vaatasin ilma ja homme tegelikult on kõige parem ilm. Ehk siis ma mõtlesin, et okei, lähme siis homme. Ma ei ole kindel, kas see paadijuht siis ise ka homme inglise keelt räägib, kuna ma vaatasin reviewdest, et tihti nad vist väga ei räägi inglise keelt. Ehk siis, eks me näe, küll hakkama saab, küll me kuidagi kätega ära seletame ja homme lähebki siis kell 8 paat. Me oleme praegu siis mere äärest 700 meetri kaugusel, ehk siis hommikul rolleriga lihtsalt sups sinna mere äärde ja siis sealt juba paadi peale. Ja ma täna käisin juba seal rannas ja vaatad on ikka väga ilusad. Karl juba ootab mind, nii et lähme vaatame selle street foodi üle. Nii, me käisime kohalikul turul ja seal tundus, et oli nagu rohkem siis toorained või, et seal oli hästi palju kas puuvilju, juurvilju, toores kala, kana ja seal oli mega pisi. Nii et me tulime sealt ära, tulime siia turistilõksu põhimõtteliselt ja siin on hästi palju igasuguseid sööke, aga hinnad ka on nagu vastavad loomulikult ja me nüüd tulime siia mingisugusesse pubisse, et lihtsalt natuke maha jahtida, sest et päris palav on. Ja peaks midagi veel vaatama süüa ikkagi siit turu pealt, aga korraks jahtume maha ja siis vaatame edasi. Hästi ilus päikseloojang oli. Käisime siin mingis rannas, tundus, et nagu kohalikke rand, et hästi palju inimesi oli seal. Me tulime siis enda sellest hotellist mingi 15 mintsa eemale siia linna ja siin ongi igal pool pisi. Proovi. Haku 3%. Värske mangosmuuti siis 90 bahti, korralik pirakas. Ja ma arvan, et see on tänaseks meile kõik. No nii, me oleme nüüd siia paadi peale tulnud. Maksime siis 3400 bahti ja hästi mõnus ilm on praegu, vesi on hästi rahulik.
loodetavasti on ülejäänud päev ka siukene, aga pidi olema rahulik ilm täna. Jalad on ikka mega väsinud ikka veel sellest Tiger Cave'i tripist. Sääremarjad ikka valutavad. Täna hommikul ärkasime selle peale üles, et meil kusagil kõrval tänavas moslemite mošee siis palve hakkas harjuma kell 5 hommikul. Nii et see oli huvitav. Ja siis pärast seda, kui see ära lõppes, siis hakkas mingi kukk kirjama. Nii et me olime suht varakult täna hommikul üleval. Hacia la felicidad. Nende paadituuridega on tegelikult mitu varianti. Saad valida kas speedboardi või longtaili paadi vahel. Ei pea ilmtingimata võtma sellist privaattuuri nagu meie, aga see on kindlasti mõnusam, sest et sa saad kõike teha omas tempos. Olenevalt sellest, kust tuur väljub, saad valida ka erinevate saarte vahel. Meie valisime Hong Island ja lisasime sinna ka snorgeldamise, näidates ise paadijuhile koha peal lihtsalt, et kuhu me minna tahame. Meile Karliga täiega meeldib merel olla ja snorgeldada, see on minu arust nii siuke mõnus lõõgastav tegevus. Võiks ju arvata, et pärast mitu aastat Austraalias elamist tean juba, kuidas päiksega ümber käia, aga ma suutsin ikkagi snorgeldades oma selja täiesti ära põletada. Loomulikult mul polnud pikkade varrukatega särki seljas. Õhtu teise poole veetsime päikeseloojangut vaadates ja käisime söömas. Täiesti juhuslikult sattusime ka tuleshowle, mida oli väga äge näha. No tere! Nagu kuulsite, siin oli jälle tuli seda moslemite laulu ja kusjuures me panime Karliga tähele, et siin on palju rohkem moslemeid kui ülejäänud Tais, et huvitaval kombel siis just nagu siin piirkonnas ongi. Ma guugeldasin 500 aastat tagasi, Malaisiast tuli mingi suur kogus inimesi siia üle ja siis sellega tulid kaasa ka moslemid. Ja siis Krabi piirkonnas just ongi neid rohkem. Aga ühesõnaga, meil on päris lõbusad päevad siin olnud. Eile käisime siis paaditripil ja ma põlesin täiesti ära. Nagu rookie mistake. Läksin snorgeldasin mingi, ma ei tea, tund aega ilmselt. Mul ei olnud mingit särki seljas ja loomulikult vee sees päike lihtsalt võimendas nii palju. Ja nüüd ma istun siin Karli särgis. Ma üritan võimalikult palju ennast katta selle päikse käest, et natuke kehal lasta puhata. Täna hakkab Songkram, mis ongi siis Tai uus aasta. Kestab 2 päeva, ehk siis 13, 14 ja 15, 3 päeva isegi. 13, 14, 15 aprill on neil Songkram. Nemad siis tähistavadki seda sellega nii, et nad pritsivad igal pool tänavatel vett ja nad määrivad mingit valget asja näkku ja ühesõnaga siuksed suured pidustused. Seal ikka valatakse niimoodi, et püssidega lastakse vett ja siis pluss kopsikutest lihtsalt valatakse sulle vett peale. Meie hotell, ma ei olegi vist sellest rääkinud, et me oleme siukses kohas nagu JR Place. Ta ei ole päris hotell, kuna siin on siuksed väiksed villad. Minu arust on 6 villat kokku. Villa/korter,
et need alumised on täitsa eraldi majakesed, aga meil on nagu sihuke nagu tuba siin üleval ja siin all on bassein, natuke meenutab nagu Airbnb, sihuke rahulik vaikne, saab õhtulti käia basseinis, tavaliselt ei ole siin mitte kedagi. Siis host on mega tore, ta tõi meile mangosi, tõi meile kooki Sonkrami puhul ja käib ja jutustab ja sihuke hästi sõbralik ja soe inimene. Aga jah, ma siin istun rõdul, joon coconut waterit matchaga. Ootan, kuni Karl koju tuleb ja siis lähme vaatame linna peale. Dale hasta abajo, baby, no hay más nada. Vamos despacito que te voy a guayar. Dice taquiti, taqui, 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 ta. Taquiti, taqui, 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 ta. Muévelo como taqui, ta, 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 venga acá. Taquiti, taqui, 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 ta, ta, taqui, ta, ta, ta. Venga acá. Taquiti, taqui, taqui, taqui. Oye, baby, vamos a hacerlo toda la noche aquí no espero. Bochi para pelo, mami, repicando cuero la noche, rotos en la toque, una negra dura le di hasta la catorce. Dale hasta abajo, baby, no hay más nada. Vamos despacito. No tere hommikust! Eile käisime Sonkramil ja see oli mega fun. Tänavad olid paksult rahvast täis, ma ei tea, kohalikke oma lastega, pered, turistid loomulikult ja nii fun oli, kuidas lihtsalt täiesti võhivõõraste inimestega itsitad seal ja mängid veesõda. Tänaseks plaaniks oli meil minna vaatama, siin on siuksed kanalid, kus väidetavalt pidi olema tähti siuke sinine, helesinine vesi ja siuke loodus, mangroovid, oled seal kajaki peal, sõidad seal kanalis, aga kui me kohale jõudsime, siis see oli nagu täiesti siuke catfish, et paksult rahvast täis, ei olnud seal väga midagi nii ilusat, sest et igal pool oli mingi prügi ja mingi jama. Ühesõnaga siuke full turistilõks, ei viitsinud sinna minna, siis nägime, et kusagil seal lähedal oli veel üks koht, sõitsime sinna ja seal oli põhimõtteliselt täpselt sama seis ja siis me otsustasime, et okei, et peame ise avastama minema ja nüüd me sõitsimegi veel siis sisemaale. Ma arvan, et me oleme nüüdseks juba mingi 40 minuti kaugusel enda kodust ja kusagil mägedes ja siin on nii ilus loodus, need nõlvad, ma isegi ei tea, need ei ole vist mäed, need on nagu siuksed nagu lihtsalt järsk otsa alla. Need on mega kõrged ja nüüd me leidsime mingi koha, kus me teeme hommikusöögi. Siin on siuke mõnus, rahulik loodus ja ilus vaade, nii et sellised seiklused täna. Meil on kätte jõudnud 15. aprill. 2 päeva pärast lähme me Klongmongist ära. Ja täna on siukene pilvine, nüüd järgnevad päevad tulevadki vähe pilvisemad ilmad. Ülehomme juba lähme Railay Beachi. Tahtsin üle rääkida, et mis meie lemmikud toidud siiamaani on, et me oleme Tais juba 3. korda ja kuna Karlil on seafoodi allergia, siis ta ei saa süüa igasuguseid krevette ja krabisi, mis on hästi paljudes toitudes.
nii et me peame suht ettevaatlikud olema ja noh, ma ei tea, me oleme harjunud niimoodi, et ma tavaliselt söön ka siis sellist toitu, mida tema saab mult proovida. Lemmikud toidud minu jaoks vähemalt on igasugused supid, et tom kha, tom yum ja lihtsalt kanalihaga võtta. Nii palju, kui ma olen proovinud kraabil, siis kui võtta kusagil kõrvaltänavas, kusagil, kus on kohalikud söögid, siis on palju-palju maitsvam, kui võtta siin niisugusel pisil tänaval, nagu ma praegu olen, sest see on täielik niisugune turistikoht ja see supp on siis kohe nagu palju maitsetum, et nad ilmselt ei julge mingit spice'i panna ja siis nad ei pane mitte midagi muud, ehk siis see lihtsalt maitseb nagu, ma ei tea, kookospiim ja siis erinevate juurviljade ja kanaga. Siis teine asi, mida me oleme siin palju söönud, on cashew chicken. Oleme võtnud ka bassang curry't, see on niisugune spice'im curry. Ja üldiselt lihtsalt proovime erinevaid asju, mis lihtsalt on saadaval kanaga. Eile käisime ühes lookouti kohas, mis on suht kaugel, kus on suht vähe nagu inglise keelt kõnenevaid inimesi, siis seal ma igaks juhuks tõlgin ka alati nagu telefoniga neile kohalikule ära, et nad kindlasti kuidagi seda seafoodi sinna ei paneks. Tomat, sibul ja mingi siuke asi on seal. Kõrvale midagi head. Mis see lõhnab niimoodi? Võtame big bowl of steamed rice või? Ütle nüüd, et ma ei leia jälle häid kohti. Hommikul hakkasime me asju pakkima. Rollari viisime juba tagasi, me ei lähe veel koju, me lihtsalt lähme uude asukohta. Tahtsingi kokku võtta, et mis on kõige ägedamad tegevused, mis me oleme teinud. Meil on Karliga alati, kui me käime kusagil Aasias, siis me võtame ise rollari rendist ja minu arust see on kõige mõnusam viis minna avastama. Me käisime seal paaditripil, oli küll privaatpaat, et ainult meie kaks ja siis, kes sõidab selle paadiga, aga peale meie paadi oli veel mingi, ma ei tea, 30 paati. Ikkagist väga palju inimesi on siin. Krabi on väga suur turistipiirkond. Eelmine aasta juba käis mingi 12 miljonit inimest läbi. Ühesõnaga, võtta ise roller, kui oskad hästi sõita. Mul õnneks on olemas väga hea juht ja minna avastama on kõige parem viis. Sul ei ole ühtegi teist inimest, me sõitsime kusagil palmide vahel, kusagil täiesti
ma ei tea kus, on ju, avastasimegi niisuguseid ägedaid kohti, kus on ilusad vaated ja peale sinu ei ole päriselt mitte kedagi. Ja pluss sa näed, kuidas tegelikult nagu kohalikud elavad ja kuidas see elu siin neil tegelikult on, et avab su silmi hoopis teistmoodi kui see, et sa istud sinna mingisse taksosse, sõidad otse kusagile turistilõksu ja tätsid, nagu ega sa ei näe sealt seda päris nagu kultuuri üldse. Me nüüd pakime asjad kokku, sõidame sadamasse ja siis sealt lähme uude asukohta. Ja kindlasti järgmises videos ma räägin pikemalt ka sellest, mis ma üleüldiselt arvan sellest turismist siin ja mis mõtted mul sellega seoses on, kuidas kohalikud elavad ja kuidas siis minusugune valge inimene siia puhkama tuleb. Ühesõnaga, aitäh, et sa seda videot vaatasid ja näeme juba järgmises. Tšau!